Me kõik teame seda, et elus on lihtsam alustada, kui lõpetada hästi. Nii mitmedki alustavad asjadega, ettevõtetega, suhetes, abielus, sõprussidemed, ärisuhted, projektid, visioonid, unistused, saavutused. Alustavad paljud, vähesed lõpetavad hästi. Eile ma puudutasin meie koguduses seda teemat, mis on üks tähtis võti, kuidas me võiksime oma vaimuliku kristliku elu lõpetada hästi. Ja see võti on pühitsus elu. Ma arvan, me ei ole kuulnud palju jutlusi pühitsusest. See ei ole võib-olla kõige populaarsem teema. Aga ometi on see eluliselt tähtis selleks, et elu sihtmärgile jõuda. Ja ma usun, et Jumal oli see, kes pani selgelt minu südamesse adresseerida just seda teemat Jumala rahvale sel hetkel. Ja asi käib tihti ju nõnda, et Jumal manitseb mind, tegeleb minuga, paneb näpu minu asjade peale. Ja ma õpin ja kasvan ja siis ma saan jagada neid häid asju teistega. Jutlustamine koguduses või ükskõik kus kohas ei ole seotud sellega, et jutlustaja vaatab oma vana kartoteeki, mis jutlustaja ei ole enam ammu kõnelenud, tõmbab selle välja, vaatab kiirelt punktid üle ja kõneleb selle jälle uuesti. Ma ei tee seda isegi, kui ma kõnelen sama kõnet või sama teemat kuskil teises koguduses. See ei ole kunagi sõna-sõnalt, aga üldjuhul kõige tähtsam on kuulda Jumala käest, et see, mida ma pean kõnelema, on midagi, mis tuleb tema südamest. See on esimene väljakutse ja see teinekord võtab kaua aega, et kuulda Jumala häält, otsides tema palet ja olles tema ees. Ja lõpus, kui ma tean, mis on see teema, mida ma pean adresseerima, siis tuleb mul seda endal kõigepealt selgelt õppida, uurida, töötada selle kallal ja nõnda sünnivad need jutlused. Ja ma arvan, meil tuleks neid kuulata mitte kui kõnesid inimestelt, kuigi inimesed neid edasi annavad, aga usaldada, et Jumal kasutab savihuuli, et kõneleda oma igavikulist, kallist sõna meie ellusel tunnil. Ja ma usun, et seda ka see jutlus oli, sõnum ja kutse Jumalalt pühitsus elule. Nii, sõbrad, rõõm on teid kõiki näha lähedalt ja kaugelt ja neid, kes vaatavad siis sotsiaalmeedia kaudu. Tere tulemast samuti. Parim on alati olla kohal. Amen. On see nii? Keegi on ütelnud, et läbi gaasimaski on väga raske roosi nuusutada. Sa võib-olla silmadega näed, et roos on, eks ole, aga lõhna ei tunne või olla abielus läbi Zoomi terve elu. Ma arvan, see ei ole ka päris see, eks ole. ja pilt kartulist, see võib olla ilus, see võib olla 4K, võib olla 8K resolutsiooniga ja tundub nagu siin samas nina ees, aga see ei toida sind, kas pole nii? Sa võid vaadata pilti kartulist terve elu ja usu mind, surra lõpus 4 surma. Sellepärast, et on midagi reaalselt, kui sa paned selle suhu, kui sa oled kohal, kui sa oled asja sees. Võid öelda amen. See on midagi tõelist, kas pole nii. Nii mul on hea meel teie kõigi üle, kes te olete täna siin. Ja ma tahan öelda tere tulemast kõigil, kes on külalised meie seas täna hommikul. Kui sa oled täna hommikul külas siin, siis tõsta oma käsi. Anname üks suur aplaus külalistele seal tagareas. Okei. Ja. Mõned külalised on õieti, jah, kõik on mulle tuttavad näod, aga siiski. Maria, tore näha sind. Sul on olnud pikka aega, kus sa oled olnud seal oma jalaga kimpus, ja nüüd sa liigud. Kuidas see jalg sul käib? Muidu küsitakse, kuidas käsi käib. Sul tuleb küsida, kuidas jalg käib. Amen, tänu issandale. Mul oli omal mõni nädal tagasi käed käisid väga kehvasti pärast seda, kui ma käisin kalisteenika trennis. Siin teises reas istub Marti, kes teeb meil Pärnus kalisteenika trenne. See on see, et sa teed
igasuguseid harjutusi oma keharaskusega ainult. Tõmbad lõuga ja muidugi nii palju ei jõua keegi lõuga tõmmata, kui tema tõmbab, aga seal on õnneks sellised kummid, mis aitavad sul siis tõmmata lõuga, kui sa enam ei jõua oma raskusega. Aga ma järgmine päev tundsin ennast tõeliselt nagu puuhobusena. Miski ei liikunud. Ja ma hoidsin tagasi veel, ma tegin ettevaatlikult. Aga ma julgustan teid, kes te tahate oma südame nagu käima panna ja vereringet parandada ja toonust hapnikku tõsta kõikidesse lihaskudedesse, siis kalisteenikatrennid on hea koht, kus seda teha. Ja meie oma koguduse Marti teeb neid siin õhtuti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja mõned päevad hommikuti, nii et võta tegu ühendust, tõsta korra käsi ülesse. Väga hea, see on piisav kohe näha käes. Seal kalisteenikatrenn on andnud seda osa. Halleluja, amen. Ma arvan, me oleme täna hommikul juba kuulnud palju head, kas pole nii. Siin on olnud nii palju häid mõtteid. Amen. Ja ma tunnen, et need asjad on kinnitanud ka seda, mida ma olen tahtnud täna jagada teiega. Ja see on teema, mis puudutab hästi lõpetamist. Ma räägin ühest võtmest hästi lõpetamiseks. Paljud teist teavad seda, et alustada võib igaüks, aga lõpetada on hoopis teine asi. Igaüks võib alustada maratoni. Igaüks võib alustada, usu mind, aga lõpetada maratoni on hoopis teine asi. Igaüks võib päästetud saada. Jeesus oma südamesse kutsuda, päästetuks jääda on teine asi. Amen. Igaüks võib abielluda, püsida abiellus on hoopis teine asi. Püsida on tõeline võti, kes pole nii. Ma loen täna Peetruse kirjast, see on 1. Peetruse kiri ja esimesest peatükist ja teisest peatükist mõned salmid teile. Ma ei loe nii palju, kui Linda luges, nii et ärge kohkuge. See oli väga hea, Linda, see oli väga hea laul. Mul on seal mitmed kohad alla kriipsutatud selles laulus. Ma loen kõigepealt esimesest peatükist, salm 14. See on Peetruse kiri, 1. Peetruse kiri, 1. peatükk, salm 14. Kui sõnakuulelikkuse lapsed, ärge anduge endistele himudele. Nagu siis, kui teil puudus õige teadmine. Vaid nõnda, nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. Ütle, kus minuga, kõigis eluviisides. Pühaks kõigis eluviisides, sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Ja selles samas kirjas teises peatükis salm 9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas. Teie olete püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes te muist olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes te ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Amen. Oled sa kunagi tahtnud olla kellegi sarnane? Saada kellegi sarnaseks? Ma vean kihla, et sa oled. Kui mitte nüüd, siis lapseeas sa vaatasid kellegi suunas, keegi oli su eeskuju, võib-olla su vanemad, vennad, õed, võib-olla naaber, võib-olla koolis oli keegi populaarne tüdruk, populaarne poiss ja sa vaatasid, mis tegi teda populaarseks ja püüdsid võib-olla matkida ühel või teisel viisil neid asju. Ma mäletan, mul oli Uulu koolis üks noormees, kes oli klass üleval pool minust ja ta oli kooli niisugune populaarsem poiss, ta oli niisugune hea suusataja, ta oli niisugune, alati tal olid ilusad mingid asjad nagu Rubiku kuubik ja viimane muusika, nõukogude ajal seda oli raske saada ja mis iganes veel ja ta oli populaarne poiss.
nii et ma mäletan, ta oli minu eeskuju. Aga piibel ütleb meile, et võtke Jumal omale eeskujuks, nagu armsad lapsed. See on muuseas kirjas Efesoste 5:1, võtke omale Jumal eeskujuks. Ja kui me räägime Jumala omadustest, me räägime temast kui valgus, ta on armastus, amen. Jumal on hea, tal on palju omadusi, mida sa läbi kogu pühakirja leiad, aga üks fundamentaalseid Jumala omadusi on Jumala pühadus, et Jumal on püha Jumal. Püha Jumal. Nüüd Jumal on armastus, 1. Johannese kiri ütleb seda, mitte et Jumalal on armastus, aga Jumal ise on armastus. Aga teoloogid leiavad, et Jumala üks selline aluseline omadus, kui nii võiks öelda, ja lõppeks me saame kõike seda ainult niimoodi kaugelt uurida ja oma arvamusi siin esitada, aga et see omadus on pühadus. Et sellest lähtub, et Jumalal on püha armastus. Tal on püha rõõm, tal on ka püha viha. Ja armastus on selle pühaduse väljendus. Nii et enne kui Jumal on midagi muud, Jumal on püha Jumal. Ja kui me loeme pühakirja, siis me leiame piiblist teinegi kord selliseid asju, mida nimetatakse kahekordsed väljendused. Oled sa kursis sellega? Kahekordne väljendus. Näiteks heebrea, või toome selle näite, kreeka keeles on mitmedki kohad, kus näiteks Jeesus ütleb kellegile Marta, Marta, 2 korda. Mis tähendab seda selles keeles, et sa rõhutad midagi, sa tahad väga kommunikeerida midagi edasi, mis on oluline, sa tahad väga selle inimese tähelepanu. Jeesus risti peal ütleb Eli, Eli. Need on siis ka sõnad, mis väljendavad Jumal, Jumal, miks sa mind maha oled jätnud. See püüab rõhutada midagi, miski, mis on oluline. Aga kui piiblis sa leiad kahekordseid väljendusi ja neid sa leiad omajagu, siis on piiblis ka kolmekordseid väljendusi. Ja neid sa leiad palju vähem. Ja üks koht, kus sa neid leiad, on näiteks Jesaja kiri 6. peatükis 3. salm, kus öeldakse, et püha, püha, püha on Jumal, issand, kõikväeline. Ja sa leiad seda Ilmutuse raamatus, kus samuti olendid ümber trooni ütlevad püha, püha, püha. Kolmekordne väljendus, mis ütleb, et see on väga, väga oluline, väga sisuline, väga fundamentaalne kolmekordne rõhutus piiblis. Muuseas, see sõna püha ilmub piiblis üle 1000 korra. Küll igasuguses kontekstis kaasa arvatud püha vaim, aga meil ei oleks pühasid asju, kui Jumal ei oleks tutvustanud meile pühadust. Et on olemas midagi, mis on eriline. Mis tähendab, et Jumal on püha? Nüüd see sõna püha heebrea keeles on sõna kodosh, mis oma olemuselt tähendab lõikama, eraldama, puhastama, eraldi asetama. Kreeka keeles on sõna püha hagios, mis viitab sellele, et see on füüsiliselt puhas, moraalselt laitmatu, aga samas räägib sellest, et see on erinev, see on teistsugune. Ja kui me meie praktilises elus räägime pühadusest, siis me peame paratamatult võrdlema seda tavaline võrreldes millegiga, mis on püha. Ma mäletan, kui minu ema kinkis mulle, see oli nõude ajal, asju oli vähe, ema oli ainuke pere leivateenija, meil oli rahaliselt kehva seis ja kinkis mulle mingisugused uued, ma ei tea, püksid, sviitri, kampsuni, särgi, siis ta ootas ja see oli tavapärane tol ajal, et sa ei pannud seda kohe selga, kuna see oli eriline kingitus ja see, mida ema mulle ka kommunikeeris, ära pane seda uut särki selga igal päeval, pane see siis, kui sünnipäev tuleb.
jõulud tulevad varsti, pane siis see uus asi selga. Sest tavapäeval kannad tavalist särki, kus on juba plekid peal, mis ei ole pesus välja tulnud. aga sellisel erilisel päeval kannad seda uut särki. Ja muuseas, sellega ma kukkusin väga sisse Ameerikas, kui ma läksin oma teisel reisil Ameerikasse ja ma elasin seal ühe baptisti perekonna juures ja mingil hetkel see abielupaar viis mind shoppama kaubanduskeskusesse. Tollel Eestis ei olnud sellised asju nagu kaubanduskeskused, aga seal olid ja seal oli selline asi nagu on sale või siis, kuidas Eestis on, allahindlus. Ja siis see naine läks väga põnevile sellest, nagu ikka naised poes võivad minna ja eriti nii palju allahindlusi, aga siis ta ostis mulle, ma ei tea, 5 või 6 erinevad kampsunit ja sviitrit ja mis seal kõik olid ja pani need mul sülle ja ma olin muidugi väga happy selle üle, aga kui me läksime ära koju, ma peatusin nende juures veel umbes 4-5 päeva, siis ma läksin oma tuppa, kus ma ööbisin nende juures ja panin kõik need sviitrid oma reisikohvrisse ja tõmbasin luku kinni. Ja muidugi ma olin nende juures kõik need päevad veel, siis nad saatsid mind minema, aga hiljem ma kuulsin, et nad olid nagu imestanud selle üle või natuke pahased, et ma ei olnud ühtegi nendest sviitritest selga pannud. See väljendas neile justkui ma ei olnud tänulik nende asjade eest. Minu jaoks, aga minu treening lapsepõlvest peal oli see, kui sa saad midagi ilusat, saad midagi uut, siis see viis, kuidas sa väljendad oma tänu ja et sa hindad seda, sa paned seda kappi. Kauaks ajaks. Ja ühel päeval võib-olla tuleb see kõige erilisem päev ja sa pead vaatama, iga sünnipäev ei ole ka veel eriline. See peab olema korralik sünnipäev ja siis sa võtad selle kapist välja ja paned siis selga. Mitte iga päev ei lörtsi mingit uut riiet. Muidugi, ma arvan, et ameeriklaste mõtlemine oli õige. Ma arvan, me kõik tunneme, et kui me midagi kellelegi anname ja ta selle selga paneb või seda proovib või kasutusse võtab, et ta hindab seda, kui vastasel juhul, et ta kuskile reisikohvrisse selle surkab või kappi ja iial ei kasuta. Nii et tavaline versus pühad asjad, me tajume seda, eks ole. Ja see tähendab seda, et näiteks vana ajakirja sa võid panna rasvase panni alla, aga sa ei tee seda piibliga. Vähemalt ma loodan, sa ei tee seda. Sest miski on sinu jaoks püha ja teine on tavaline, kas pole nii? Ja püha on tegelikult siis nagu pühendumine kõrgemale moraalsele standardile. Sellel on mingisugune kõrgem standard. See on vaimulikult puhas, see on eraldatud eriliseks eesmärgiks. Eraldatud eriliseks eesmärgiks. Ja muuseas, meil elus ongi väga palju asju, mida me nimetame pühad. Näiteks pühad kohad, pühad päevad, pühad asjad, pühad momendid, mingid asjad, kohad, hetked sinu elus, mida sa tajud, et on pühamaad kui teised ajad ja kohad. Kas pole nii? Ja sa võtad mingi vana foto välja, see on nagu väga reliikvia püha sinu jaoks ja meil on ka loomulikult Eestis tööpäevad ja meil on puhkepäevad, muuseas tööpäevad esmaspäevast reedeni, puhkepäevad laupäev, pühapäev, aga siis on meil samuti ka riiklikud pühad, on ju, meil on näiteks jõulupühad. Meil on Risti Johannese püha või jaanipäev, meil on kevadpüha, kas pole nii? Meil on hulga erinevaid pühas, meil on ülestõusmise püha. See on püha, kas pole nii? Suur reede on püha. Minu ema ütles isegi rohi kasva suurel reedel. Nii püha päev. Võib-olla, ma ei ole kunagi püüdnud mõõta. See on päris raske mõõta ühe päeva kasvamist rohul. Aga mis teeb asjad pühaks? Ei ole mitte, et mingil asjal on kõrgem sisuline väärtus, aga nagu mingi eriline taevalik puudutus on olnud selle asjaga seoses, selle päevaga, selle hetkega. See oli eriline, see oli rohkem kui inimlik, see oli rohkem kui tavaline. Ja see teeb asja pühaks. Amen. Nii et see on õige, et meil on asju, mida me peame pühaks. Sinu abiellumise päev, sinu lapse sündimise päev. Me tähistame sünnipäevasid. Oled sa kursis sellega, eks ole? Jah. Su sünnipäev ja teiste sünnipäev, mida me tähistame. Nii et pühadel on
pühade pidamine, sellel on mingi eesmärk, eks ole. Ja üks eesmärk muidugi veel lisaks muule on austuse osutamine sellele. Ja vaimulikus mõttes, kui me mingit püha või püha hetke tähistame, siis selles on ka nagu ühendusse astumine millegiga, mis on suurem meist. Ma tähistan seda päeva, näiteks paasapüha oli see, et Jumal oli astunud ühe olukorra sisse ja teinud midagi, mida inimene ei suutnud teha. Ja muidugi me teame, et alates seal Estri raamatust tähistati seda, et juudid jäid elama, eks ole. See Puurimi püha, erinevad pühad, seal oli mingi tähendus. Midagi suurt oli juhtunud, midagi erilist oli juhtunud, Jumala puudutus oli selle asja üle. Nii et mõiste Jumal on püha tähendab, et ta on unikaalne. Kedagi teist tema sarnast ei ole. Ta on täiesti klass omaette. Ta on võrreldamatu ja veatu, moraalselt puhas ja täiesti erinev kõigest muust, mis tähendab seda, et tema on looja. Amen. See tähendab, et Jumal on püha. Jumal on püha Jumal. Nüüd, selle püha Jumala elus toimus üks selline kosmiline konflikt. Ja me kõik oleme kursis sellega, me kõik oleme maitsnud selle konflikti tagajärgesid. Olukord oli ju lihtne. Meil oli püha Jumal, kes oli loonud kogu maailma ja inimese, ja siis see inimene langes pattu ja inimene sai patuseks ja ühtäkki on sul ühelt poolt püha Jumal ja patune inimene. Ja kõik me teame seda, et patt ei saa ligineda Jumala lähedale. Ta lihtsalt ei talu pühadust. Kas pole nii? Ja täpselt nii nagu inimene, kes on midagi väga halba teinud teisele inimesele, keegi usaldas talle midagi, keegi ütles, valva mu last ja see laps hukkus sel ajal, kui ta valvas teda. Hiljem, kui ta kohtab selle inimest, ei taha talle väga otsa vaadata, ta läheb kaugelt eemal mööda, sest midagi takistab, midagi hoiab eemal, kas pole nii. Samamoodi meie patt hoiab meid eemal Jumalast. Patt eraldas inimese Jumalast ja Piibel ütleb, et patu palk on surm. Roomlastele 6:23. Ja me teame, et patt toob süütunde, see toob häbi, see toob kartuse, see moonutab meie väljavaadet ja lõppeks ka tuhmistab meie südame tunnistust. Ja selle olukorra parandamiseks Jumal tegi midagi. Inimene ei saa mitte midagi ette võtta patuga. Amen. Sa ei saa muuta ise oma patust loomust. Inimene võib muuta oma harjumusi, aga mitte oma loomust. Üksnes Jumal saab muuta inimese patuse loomuse. Võtta välja selle kivise südame ja panna tema sisse pehme südame. Ja ükski inimene alates Aadamast ei sünni siia ilma patuse loomuseta. Kõik tulevad koos sellega. See Aadama pärand on meiega kaasas. Ole sa nõus? Mitte ükski isa, mitte ükski ema, mida nad peame isadepäeva, ei ole pidanud õpetama oma lapsele, väiksele lapsele sõnakuulmatust. Poiss, tule siia, täna ma õpetan sulle, kuidas käib sõnakuulmatus. Sa ei tea seda, eks ole? Tule, ma õpetan sulle, kuidas käib valetamine. Või las ma räägin sulle, kuidas ahnitsus toimib. Või las ma räägin sulle, mis kadedus endast kujutab. Las ma õpetan sulle, kuidas karta. Ühtegi nendest asjadest sa pea oma lastele õpetama. Võid sa tunnistada seda, isad, emad, jah? Sa pead õpetama ahnuse asemel mida? Andmist. Mine ja anna oma vennale, sest esimene on see, et mina sain ja teised ei saa. Nii et patune loomus on meil sünniga kaasas. See võib-olla kohe ei avaldu, aga usu mind, mida vanemaks see laps saab, seda rohkem see patune loomus hakkab avalduma. Ja sellepärast ainult Jumal sai midagi ette võtta patuga. Ja inimese Jumala lepitamiseks Jumal saatis oma poja. Ütle kiitus Jumalale selle eest. Jeesus Kristus tuli siia maa peale, et kanda see patu karistus,
võttes enda peale, mis tähendas ristile minekut ja põrgusse minekut, kandes selle karistuse meie eest ja 3. päeval ta tõusis üles surnust ja tema läbi. Meil on täna lepitus meie usu kaudu taevase Jumalaga, kes on saanud meie taevaseks isaks. Halleluuja. Amen. Tänu Jumalale selle eest. Nii et nõnda iga inimene täna, kes Jeesuse Kristus oma ellu vastu võtab, saab uueks looduks, saab lepitatud Jumalaga ja saab õigeks Jumala ees ja saab pühaks Jumala silmis. Iga inimene, kes Jeesuse Kristuse vastu võtab, saab õigeks Jumala ees. Halleluuja. See on nagu kingitus, õigus. Paulus räägib sellest roomlastele kirjas. See on armuannina, kingitusena tulnud, õigusand ja pühaks Jumala silmis. Halleluuja. Ta näeb sind Kristuses, Jeesuses pühana. Nüüd ma tean seda, et kui ühes keskmises koguduses küsida, kui paljud teist siin täna on pühad, siis üks käsi läks kohe üles, aga üldiselt inimesed ei taha oma kätt väga tõsta, sest me võrdleme ennast sellega, kuidas me oleme sooritanud, kuidas on asjad läinud, kus maal me oleme omadega oma arust, nagu Maarja siin jagas, kui palju sa oled lugenud piiblit või kui palju sa ei ole, siin on su standard, siin sa tegelikult oled ja me tunneme, et me ei küündi. Oled sa nõus sellega? Me tihti tunneme, et me ei küündi. Aga Jumala silmis sa oled jätkuvalt püha. Amen. Pööra oma naabri poole ja ütle talle, tal on võib-olla seda raske uskuda, ütle, et sa oled püha. Ütle oma teisele naabrile, et sa vaatad püha inimest. Sa vaatad püha inimest. Küsi selle esimese naabri käest korra uuesti, et missugune tunne on istuda nii püha inimese kõrval? Küsi ta käest, missugune tunne on istuda nii püha inimese kõrval? See peab olema väga hea tunne, kas pole nii? Ja seda 1. Korintus 1.30 ütleb, et Jeesus Kristus on saanud meie õiguseks, meie pühaduseks, meie lepituseks, meie lunastuseks. Nüüd, see huvitav asi on see aga, mida me lugesime siit Peetruse kirjast. Ta ütleb siin 2. peatükis 9. salmis, et olete püha rahvas. Amen. 1. peatükis salm 14 või õieti siis 15 ütleb ta ka, kes teid on kutsunud püha, saage ka ise pühaks. Kumb ma siis olen? Kas ma olen püha või ma pean alles saama pühaks? Sama Peetrus unustas ära, mis ta see alguses ütles ja pärast ütleb nüüd püha. Te olete püha rahvas, aga ennem ütleb, saage pühaks. Mina küsiks küll, et kumbas paadis ma siis olen või mis ma nüüd siin tegema pean? Olen või ei ole? Siin on hulga muidugi kirjakohti, mida me võiksime vaadelda, aga mida ma tahan, sõbrad, täna teile öelda, on see, et on vahe pühaks olemise või pühaduse ja pühitsuse vahel. Pühitsus. See on üks huvitav sõna, mida sa leiad Uuest Testamendist ja muidugi Vanast Testamendist ka palju kordi, aga ma arvan, et sa ei ole väga palju jutlusi kuulnud pühitsusest. Kas pole nii? Kus seda sõna käsitletakse. Kumba ma siis vajan? Olla püha või olla pühitsetud? Vastus on see, et mõlemad on õiged. Amen. Mõlemad on õiged. Nüüd, ma ütlen sulle väikse vahepala siin. Sa oled kuulnud sukest terminit nagu pääste. Pääste. Kas sa oled päästetud? Tahad sa saada päästetud? Millest? Okei. Mida me silmas peame päästmise all on see, et inimene sünnib uuesti. Aga tegelikult see päästmise sõna tuleb sisse sellest, et ta päästetakse selle pimeduse
vaimulikust kuningriigist. Füüsiliselt sa elad edasi Eestis, tänu Jumala selle eest, eks ole, sa ei leia ennast kuskil Antarktikast või kuskil Aafrika, ma ei tea, imelikust riigist, aga sa elad ikka Eestis edasi, aga vaimulikult sind tõstetakse välja pimeduse riigist, nagu see Neo tõsteti sealt Matrixist välja ja Jumala poja valguse kuningriiki. Amen. Päästetud. Samuti sind päästetakse kuradi võimusest. See ei ole enam tema võimuse all. Samuti sind päästetakse patu meelevallast. Kuigi patt eksisteerib meie ümber, aga patt ei tohi enam valitseda sinu üle, ütleb Paulus. Amen. Nii et sa oled päästetud. Ja kui sa Kristuse oma südamesse võtad, Paulus ütleb seda, sa saad päästetud. Nii et sa oled päästetud. Aga samal ajal on pühakirja kohti, mis ütleb näiteks roomlastele 5:10, et me oleme päästmises, et meid päästetakse ja seal kasutatakse oleviku vormi, et ma olen nagu päästmise protsessi sees. Ja lausa öeldakse ka meie hinge kohta, et te päästate oma hinged. Ühel juhul ta räägib, et see on mineviku vormis sündinud asi, fakt, mis on kirjas, teisel viisil, et see justkui nagu käib. Ja siis sa loed seda, näiteks roomlastele 13:11, et meid päästetakse tulevikus. Okei. Päästetud minevikus, päästetud olevikus, päästetud tulevikus. Ja jällegi teoloogid ütlevad, et see on need 2 või siin juhul 3 mõistet, nad kõik on see nagu ühes koos toimivad. Tõsi, vaimulikult oled sa juba päästetud. Sinu vaim, inimene, on loodud Jumala sarnaseks. Sa oled Jumala laps, seispidis inimese poolest on sul Jumala käskudest hea meel. Sa armastad Jumalat. Amen. Ja? Aga sinu hing, see vajab muutust. Oled sa nõus sellega? Sa pead kogu aeg töötama oma mõtlemise kallal, oma suhtumise kallal. Su hingemaailm vajab alles päästmist. Ja see ihu, Piibel räägib, tuleb päev, kus tuleb surnute üles tõusmine. Me saame vaimsed ihud. See osa saab päästetud alles kunagi tulevikus. Ja olla päris täpne, ma elan siin maa peal, vaim inimene on päästetud, aga ma ei ole veel taevas. Seda päeva ma alles ootan. Nii et selles mõttes üks nagu sündmuse tulek seoses minu päästega on veel ees. Nii et kõik need on õiged. ja sellepärast ka pühitsuse ja pühaduse mõisted võivad samal ajal toimida. Nii et võtame selle korra kokku. Ma olen püha. Jumal näeb mind pühana, mis tähendab seda, et see on minu positsioon. Minu positsioon Kristuses. Amen. Aga samal ajal ma töötan oma pühaduse kallal. Ma pühitsen ennast, mis tähendab seda, et see on minu protsess. Ma olen selles protsessis. See on võimalik, et ma olen samal ajal üks ja töötan selle sama asja kallal. Muuseas, ilmutuse 22:11 ütleb niimoodi, et kes on püha, see pühitsegu ennast veel enam. Nii et tõepoolest, me jätkame oma pühitsuseluga. Loen sulle ühe lause, mis ma kirjutasin. Jumal eraldas patu meie vaiminimesest. Just rääkisime sellest, et me sündisime patustena, meie loomusest. Meie eraldame seda oma hingest. See on meie meelte uuendamise teel ja ihust selles võtmes, et me distsiplineerime oma ihu. Nüüd, üks kurb tõsiasi siin on, et sinu ihu, seesama keha, tead, mida sa siin kalisteenika trennis trennid või kus iganes trennis sa käid ja sööd ja toidad ennast ja nii palju, kui sa seda ihuga ei puuderda ja iluoperatsioone ei tee või mida iganes siin värvid ja make-up ja mis keegi teeb, on ju. See ihu ikkagi jätkuvalt on patune ja patuloomusega. Paulus ütles, minu lihas ei ela midagi head. Ütles, et oma ihus ma tunnen teistsugust käsku. Südames ma tahan Jumalat teenida,
aga see ihu, see reedab sind vaenlase kätesse, tead, niimoodi silmapilguga, kui sa lased ennast juhtida lihaloomusel. Oled sa nõus? Lihaloomus juhib sind kiiresti vaenlase kätesse, nii et sa ei saa kuulata lihameelsust. Piibel ütleb, kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei täida lihategusid. Ja. Nii et see liha kahjuks ei jõua kunagi taevasse. See konkreetne ihu. Sinu ihu, minu ihu, kõigi inimeste ihud. Ja sellepärast Paulus ütleb, et sel päeval, kui Jeesus tagasi tuleb, siis meid muudetakse. Ja see saab olema põnev päev ja ma loodan, et see juhtub minu eluajal. Ma arvan, sa loodan, et see juhtub sinu eluajal, sest esimene asi, mis juhtub, on see, et kõik surnud, kes on Kristuses surnud, tõusevad üles esmalt. Okei? Thessaloniste kiri räägib sellest. Mõtle, milline auline hetk oleks just olla parasjagu surnuajal. Ja kõik Kristuses surnud kargavad üles haudadest. Ja mitte nii, nagu seal Michael Jacksoni Trilleri filmis, aga hoopis aulisemal viisil. Jumal teeb seda omal viisil, kõik tulevad oma parimates aastates ja kauni kehaga ja vau, omaette teema, kes pole nii, igal juhul väga põnev. Ja siis piibel ütleb, kistakse meid, kes me üle jääme, üles. Issandale vastu. Meid muudetakse ja kistakse temale vastu. Ja sulle antakse uus ihu. Halleluuja. Amen. Uus ihu. Sinu parimates aastates. Parima väljanägemisega. Kõik hambad on alles. Nahk on prontis kõik. Ja. Ilus, tead, päiksepaiste on paistnud sinna peale. Nii et kahjuks see ihu siin maa peal või siit maa pealt nagu ei lahku. See on see lugu. See on see lugu selle ihuga. Ja me teame, et selle tõttu on ka meil võitlus vaimu ja liha vahel. Iga kristlane teab seda. Iga kristlane teab seda. Ja kahjuks tegelikult ka selles elus me seda täiuslikku pühitsust ei saavuta. Kuigi meil on juba pühadus Jumala käes, see on kindel fakt, aga ma räägin sellest osast, mida meie teeme. Ükskõik kui palju sa ei distsiplineeri ennast, ikkagi see ei ole täiuslik. Ja see on üks pidev protsess, aga selle juures me peame siiski olema. Esimese Thessalonikaste 5:23 ütleb, eks ole, et me oleme pühitseme vaimu, hinge, ihu ja kuni issanda päevani, nii et seal see juhtub. Aga mõned mõtted enne, kui ma lõpetan. Üks on see, sa ei jõua taevasse selle tõttu, et sa pühitsed ennast. See justkui tähendaks, et sa saad taevasse oma enda tegude läbi. Aga see on võimatu. Ainult see pühadus, mille Jeesus ostis sulle ja andis sulle tasuta, on see, mis viib meid taevasse. Nii et ma ei saa taevasse kunagi oma tegude läbi. Ma ei saa öelda seal, et ja ma kuulusin EKNK Pärnu kogudusse. Ma olen olnud ustav künnismakse. Ma olen palvetanud kogu aeg. Ma olen piiblit kogu aeg lugenud. Ma olen seda asja teinud. Ma olen toda asja teinud. Ma olen hoidnud ennast patus. See ei vii mind taevasse. Mind viib taevasse ainult üks asi, see on Jeesus Kristus. Amen. Tema nimel ma saan taevasse. Siin kõrval on Pärnu enda teater, kui ma ütleks kellegile, et lähme teatrisse, ma jätan pileti sinna kassasse sulle ja kui sa ütled minu nime, siis nad annavad sulle selle pileti. Ja kui sa nimetad seal mingeid muid nimesid, siis sa piletit sisse pääsuks ei saa. Ja samamoodi taevasse sa saad ainult, kui sa nimetad Jeesuse nime. Ma olen tema oma. Ma teenin teda. Tema on minu issand. Ja see on sissepääs taevasse. Halleluuja. Ja sellest ei saa üle ega ümber. Aga sinu pühitsus aitab sinu pühadust. Ja see ei ole teoloogiliselt võib-olla korrektne sõnastus siin, aga aitab sinu pühadust alal hoida. Sellepärast, kui ma teen kompromissi patuga, lasen patu oma ellu ja ma räägisin ühest patust lihtsalt, mida ma teen, sest ma võin sellest meelt parandada, aga ma hakkan elama patus.
siis tasapisi hakkab see patt lahutama mind Jumalast. Patt, mida ma ei tunnista, hakkab lõhkuma minu elu, hakkab laastama mind. Ta distantseerib mind Jumalast, lõpuks kogudusest. Seda vähem ma loen piiblist, seda vähem ma olen osaduses Jumalaga. Ja lõpuks sinnamaani, kus isegi minu usk Jumalasse lööb kõikuma ja inimesed on ära pöördunud Jumalast. Piibel räägib nendest, kes tegid laeva huku oma usu suhtes. Ma olen seda ütlenud korduvalt ja korduvalt, kuidas laev läheb põhja. Vastus on väga aeglaselt. Titanic, kuigi ta uppus ära 2,5 tundi, läks aega selleks, siis ikkagi piisavalt aeglaselt, et see võttis tükk aega, enne kui nad mõistsid, et see laev on uppumas. Ja sellepärast vaimulik allakäik ei toimu nagu üleöö. Hups, hommikul tõusin ja nüüd tead, panen kõik maha. Ei, sa ei pane tähelegi, kuidas seda konna keedetakse. Ja asjad juhtuvad ja sellepärast on tähtis hoida alal ka seda pühitsuselu. Amen. Amen. Heebra kiri 12:14 ütleb niimoodi, et nõudke pühitsust, ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Heebra 12:14 on see. Ja minu pühadus, mille Kristus on mulle ostnud, motiveerib mind seda pühitsusprotsessi kaudu seda pühadust välja elama. Amen. Nüüd sõbrad, ma nimetasin alguses, et oluline on elust hästi lõpetada. Algus võib olla teinekord raske, hakkad jooksma, hing jääb kinni, küljest pistab, aga kui sa jätkad jooksmist, siis ühel hetkel sa tunned, kuidas tuleb niisugune, nagu inglise keeles nimetatakse second wind, teine tuul, äkitselt sa tunned, jõud tuleb tagasi. Oled sa kogenud seda jooksmisel? Ma olen kogenud seda, huvitav. Mingil hetkel tahaks alla anda ja siis äkitselt paned edasi, äkitselt tunned, kuidas tuleb üks niisugune hoog sisse ja paned mööda kõigist. Nii et hästi lõpetamine on väga, väga tähtis. Jumala silmis samuti. Ma hakkasin lugema ühte raamatut, millest inspireeritult ma mõned mõtted teile ka siin järgnevaks loen. Ja see on seotud niisuguse mehega nagu Billy Graham. Tema pojapoeg käis just Eestis. Billy Graham, kuulus evangelist. 1945 aastal tõusis selline mees nagu Billy Graham, evangelist, nagu rohkem inimeste orbiiti. Ta oli 20-ndates sellel ajal ja muidugi Billy Graham hakkas jutlustama ja kuulutama erinevates kontekstides, neil olid seal telgikoosolekud ja asju ja auditooriumeid, kus ta käis. Aga samal ajal, kui Billy Graham oli niimoodi orbiidil, samal ajal tõusid 12 sellist väga silmapaistvat jutlustajat Ameerikas. Ühe nimi oli Chuck Templeton ja teise nimi oli Bron Clifford, 2 meest. Ja kõik nad olid oma 20-ndates eluaastates. Üks seminari rektor kutsus Chuck Templetoni kõige andekamaks nooreks jutlustajaks Ameerikas. Ma arvan, see on päris kõva tiitel, kas pole nii. Ja 1946. aastal, siis aasta hiljem, National Association of Evangelists ajakiri tõi esile Templetoni kui vägevasti kasutatud Jumala poolt. Ja muuseas, selles samas ajakirjas Billy Grahami nime üldse ei mainitud. Bron Cliffordi peeti aga talendikaks ja väeliseks jutlustajaks, keda kristlik kogudus oli näinud sajandeid, et üks vägevamaid jutlustajaid, keda nüüd üle sajandite on näha. Ja Clifford puudutas rohkem elusid, mõjutas juhte ja lõi vaimulike seas igasugu numbrilisi rekordeid, mis iganes mõttes siis, kui palju said päästetud, kui palju oli koosolekutel, nii edasi. Ja talle isegi pakuti rolli Hollywoodi filmis nimega The Robe, The Rüü. Nüüd, me oleme kõik kuulnud Billy Grahamist, aga miks me ei ole kuulnud Templetonist ja Cliffordist? No,
kõigest 5 aastat hiljem Templeton lahkus vaimulikust teenistusest, et minna tööle raadiosse ja televisiooni. Tasapisi ta loobus usust klassikalisel viisil Kristusesse ja tegelikult oligi sellega mängust väljas. 9 aastat hiljem oli see teine mees, Clifford, kaotanud oma perekonna, teenistuse, tervise ja hiljem ka oma elu. Alkoholi ja finantsiline korratus oli võtnud tema elus võimust. Ta jättis maha oma naise ja 2 last, kellel oli mõlemal Downi sündroom. 35-aastaselt suri ta, see kunagi kuulus jutlustaja, Texase ühes motellis maksatsirroosi. Tema tööks selleks ajaks oli kasutatud autode müüja ja mõned pastorid seal Amarillos, kus ta suri, Texases, panid kokku raha, et osta kirst ja saata tema surnukeha tagasi sinna kodupiirkonda matmiseks. 1945 aastal kõik 3 olid kuulsad mehed, kuulutasid evangeeliumi Ameerika rahvuses. 10 aastat hiljem ainult 1 oli veel nii-öelda järgimas Jumala plaani. Vau. Kristlikus elus küsimus ei ole mitte, kuidas sa alustad, aga kas sa lõpetad. Ja siin selles samas raamatus oli üks lõik, kus üks doktor Beck, keegi tähtis tegelane seal, ütles ühele noorele mehele, kes läks vaimuliku teenistusse, ütles niimoodi talle: hoia oma südant Jeesuse lähedal, jää ustavaks Jumalale ja hoia oma südant Jeesuse lähedal iga päev. Sükses sõnad, iga päev. Ta ütles niimoodi: ma olen tähele pannud, et 10 inimesest, kes on 21 aasta vanused, oli teinud uuringu, kes alustavad vaimulikus töös, on 65 aasta vanusena ainult 2 jäänud ustavaks Jumala teenimisele. Teised langevad tavaliselt moraalselt, heidutuvad, libisevad liberaalsesse ideoloogiasse, satuvad rahalõksu ja teised asjad, mis juhtuvad. Ja need sõnad šokeerisid seda 20-aastast noormeest ja ta pani oma piibli kaane peale kirja kõik need nimed, kes temaga alustasid seda usuteekonda ja teenimist, vaimulikku teenimist tol ajal. Ma ei tea, kus kohas iganes, piiblikoolis, seminaris, kus nad olid. Ja ta pani kõik need kirja ja 33 aastat hiljem tõdes ta, et ainult 3 inimest olid veel jäänud ustavaks. Ülejäänud olid kõik juba ära kadunud. Nüüd ma mõtlesin selle mõtte peale oma elus, kui mina 89 aastal andsin oma elu Jeesusele Kristusele. Kui palju ja millised nimed olid minu ümber tol ajal. Jutlustajad, kuulutajad, põnevil kristlased, kelle üle oli Jumala kutse selgelt ja kirida 30+ aastat edasi, raske uskuda, ma nii vana olen, üle 30, aga ju siis olen, ja paljud nimed ei ole enam selles nimekirjas. Nad alustasid, aga nad ei lõpetanud. Sellepärast lõpetamine on nõnda tähtis. Ja sa ei saa lõpetada, kui sa ei pühitse ennast, distsiplineeri ennast, hoia silma peal endal, lase enda ellu rääkida, hoida ennast Jumalale ligidal. Amen. Vaenlane püüab haarata kinni ka parimatest. Hästi lõpetamiseks on, nagu keegi on ütelnud, tõenäosus meie vastu. Tõenäosus on meie vastu. Igasugused jõud on meie vastu. Nii et see muidugi võtab Jumala armu, see võtab meie pühitsust, et sellel teekonnal olla. Keegi on ütelnud niimoodi, see on haruldane inimene, kes lõpetab hästi. Samuti see on õpetatav inimene, kes lõpetab hästi. Miks me mäletame ainult Joosua ja Kaalebi nime?
kui tegelikult oli 12 meest, kes saadeti ja nende nimed on kirjas piiblis. Miks me ainult mäletame 2 nime? Sest need olid 2 meest, kes lõpetasid hästi. Amen. Ja? Sa ei tea ühtegi nendest ülejäänud 10, ma garanteerin, sest sa tead ainult neid, kes lõpetasid hästi. Piiblis lõpetasid kehvasti mitmed inimesed, mõned näited on näiteks Gideon, Eeli, Saul, kuningas Saul, kes läks nõia juurde ja sai surma lahingus. Saalomon alustas küll targa kuningana, aga lõpuks pöördus oma paljude naiste tõttu ebajumalate poole ja teenis neid. Nii et pikaealisuse saladus, ükskõik mida sa elus ka ei teeks, mis alal sa ka ei oleks, saladus ei ole mitte sinu andekuses, aga see on sinu iseloomus. Sinu iseloom on ainukene loom, millega sa oma elu lõpuni elad. Ja seda tuleb treenida, seda tuleb distsiplineerida, seda tuleb harjutada. Amen, Jumala kartuses. Ja pühitsusprotsess töötab sinu iseloomu kallal. Nüüd, väga kiiresti ma loen veel paar punkti siin. Kuidas pühitsus praktiliselt välja näeb? Piibel ütleb, või õpetab seda, et pühitsus tähendab eraldama ennast. Mis tähendab seda, et kui ma pühitsen ennast, ma eraldan ennast patust ja eraldan ennast Jumalale. Eraldan ennast millegist ja eraldan ennast kellegile. Amen. See on pühitsuse töö, eraldada ennast. Ma ei allu kiusatustele. Ja kui ma allun ja pattu teen, mida me kõik aeg-ajalt teeme, siis ma parandan kohe meelt sellest. Tunnistan selle. Muuseas, patt võib inimese elust välja minna ainult ühel viisil. Suu kaudu. Sa pead seda tunnistama. Jumala ees, teinekord inimeste ees, oleneb, kelle vastu sa oled eksinud. Amen. Ja muuseas, mil iganes sa eksid inimeste vastu, sa eksid alati Jumala ees. Kui sa eksid oma naise vastu, sa pead tunnistama oma pattu Jumala ees ja oma naise ees. Amen. Aga patt ei saa inimese elust välja minna muidu kui suu kaudu. Ja ma pöördun sellest patust. Paulus kirjutab 1. Thessalonikaste 4:2, pühitsus on Jumala tahtmine ja see on pühitsus, et te hoiduksite hooruse ees. Tolle Rooma impeeriumis selles piirkonnas oli väga palju seksuaalset sellist väärkäitumist, igasugust, mida sa võid välja mõelda, ja Paulus kõneles selle olukorras sisse, ütles, ärge minge kaasa sellega, mis maailmas toimub. See, et maailmas tehakse neid asju, ei tähenda, et sina pead seda tegema. Muuseas, see sõna, mida seal kasutatakse hoorus, on sõna pornia, millest meie saame sõna porno, mis on suur nagu võrk tänapäeva inimeste jaoks. Mis pühitseb mind veel? Ma käin armastuses, ma olen pikameelne, ma hoian kogu aeg nendel asjadel silma peal, ma distsiplineerin ennast lugema Jumala sõna, palvetama, nagu me täna kuulsime. Sa ütled, kas sina pastorina tunned iga päev, et lugeda piiblit? Mul ei ole mingisugust piibli lugemise andi erilist, rohkem kui sinul. Ma pean ennast samamoodi distsiplineerima iga päev. Ma ei tõuse hommikul üles ja tunne, et oi, täna tahaks palvetada, vahest tunnen, vahest ei tunne. Need päevad, kui ma ei tunne, ma teen seda selle tõttu, et see on õige asi teha. Amen. Alati sa ei tunne kõiki häid tundeid nende isikute vastu, kes sul lähedal elavad, aga sa käid armastuses, see ongi, mis see tähendab, pühitsuselu. Galaatia 5:22 räägib vaimuviljadest, mis on samuti pühitsusprotsessi tulemus ja pane tähele, sellele 9 vaimuvilja seas kordagi nimetatud pühadust, sest pühadust sa ei saa ise toota, seda saab ainult kingitusena anda, samuti sa ei saa õigust toota ise. See tuleb samuti sulle kingitusena, õigus kingitakse sulle. Sa oled õige Jumala ees tänu Kristuse tehtud tööle. Nii et ma pühitsen oma sõnu, sõnavara, millised sõnavara sul on, sinu hääletoon, ma pühitsen oma sõnu. Ma pühitsen oma mõtteid. Mida ma mõtlen, on minu otsustada. Ja? Mida ma kellegi suhtes mõtlen, ma pühitsen oma tegusid. Kas mu teod austavad Jumalat? Kas ma teen asju otse kui issandale? Kui see ei ole otse kui issandale, siis see ei ole õige asi teha. See on hea viis, kuidas oma elus pühitsust järgida. Ma pühitsen oma silmi, mida ma vaatan. Me rääkisime juba sellest. Ma mäletan, Allan Laur kunagi
ütles pastoritele, et kui sa pühapäeval pead jutlustama, siis pühitse ennast eriliselt laupäeval. Ma ei saanud tol ajal seda aru, aga ma mõistan täna seda, et kui sa pead tulema kantslisse kõnelema või ülistust juhtima või isegi tunnistust andma ja oletame, et sa oled just enne seda vaadanud ära 3,5 tunnise mingisuguse õudusfilmi telekast, siis on midagi, mis nagu ei ole oma koha peal, mis ei klapi. See vaimsus, mida sa vaatasid, ja nüüd see vaimsus, kus sa pead andma selle tunnistuse või jutluse, nii et sa pead ennast pühitsema. Kas see on vale, et ma üldse telekat vaatan aeg-ajalt midagi, see on okei. Aga ma ei vaata ennem, ma pühitsen ennast, tulles Jumala ette. Preestrid pidid ennast pühitsema, kui nad tulid Jumala ette. Kui ma tulen ja ülistan Jumalat, juhin kedagi mingisuguses osaga, ma pean ennast pühitsema. Nii, kui sa oled just laupäeval oma naise või mehega, sul on olnud suur tüli ja sa tuled, ärrituvus on sinu vaimus ja pinge on sinu sees, usu mind, see võidmine ei saa sellisel viisil voolata ja pühitsus on väesaladus. Väesaladus on pühitsus. Amen. Jumal on kõigile meile, kes me usume tema pojast andnud meile pühaduse ja õiguse kingitusena. Aga vägi on nende elus, kes pühitsevad endid, eraldavad ennast patust ja eraldavad ennast Jumalale. See on see, mida nad tegid 4 pühipäeval, eraldasid ennast Jumalale ja vägi langes. Amen. Amen. Ma tean, et see ei ole kõige populaarsem jutlus, aga ma arvan, et see on õige sõnum täna hommikul Jumala käest. Ja lõpumõte on see, pühitsusprotsess hoiab meid Jumala kaitsmise all, sest sõna kuulmine on Jumala viis meid kaitsta. Üks mees tahtis müüa oma maja. See on üks Haiti tähendamissõna. Ja küsis selle eest $2000. Ja oli üks teine mees, kes väga tahtis tema maja osta, aga tal ei olnud kogu raha. Ja pärast pikkasid läbirääkimisi, nad leppisid siis kokku, et müügihinnaks on $1000. Väikse klausliga, et see endine omanik saab hoida endale, enda omanduses ühe naela selles majas. Mitte ühtegi nagu ruutmeetrit või kuuri aga üks nael. Ja see oli seal löödud otse ukse peale. Ja mõned aastaid hiljem see vana omanik tahtis oma maja, mis ta oli siis ühel hetkel sunnitud müüma, tagasi osta. Ja see uus omanik, kes oli juba mitu aastat sees olnud, ei tahtnud seda müüa muidugi. Ja see vana omanik läks ja leidis ühe surnud koera korjuse ja riputas selle naela otsa, mida ta omas selles majas. Peatselt see väljakannatamatu leht täitis terve maja ja see omanik oli sunnitud müüma selle maja endisele omanikule, kes omas vaid ühte naela. Ühte naela selles hoones. Kas sinu kristlikus elus on täna üks nael, mida sa oled välja rentinud vaenlasele? See ei võta rohkem kui üks nael ja riputada sinna midagi otsa. Ja lõpuks on kogu maja tema käes. Halloo? Üks nael, kus ripub üks surnud koera korjus. Ja sõbrad, ma tahan lugeda kõigigi lõpuks Hebrea 3:12. Ma tean, ma olen tuntud lõpetaja. Ma lõpetan terve jutluse tavaliselt. 3:12. Katsuge, vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri, uskumatu süda. Kelle ta kirjutab siin? Vennad. Kristlastele. Öeldes, katsuge, et kellelgi
teie seast ei oleks kuri uskumatu süda, mis loobub elavast Jumalast. See on võimalik. Vaid manitsege, ütleb vana tõlge, ma ei tea, uus tõlge ütleb ilmselt julgustage või kinnitage. Mis ta ütleb? 13 salm. Katsuge vennad, et kellelgi teist ei ole. Vaid manitsege, ütleb siis siin vana tõlge, 11 iga päev. Iga päev. Amen. Pühapäeva Kristus ei ole piisav. Sa vajad iga päev toita seda. Aina. Õhku peale lasta. Iga päev. Vaid manitsege, julgustage 11 iga päev. 11 iga päev. 11 iga päev. Pühitsuselu. Nii kaua, kui veel öeldakse täna, et ükski teist, see on kogudusest, ei paaduks patu pettusest. Patt on petlik oma loomuse poolest. Ta tõotab sulle, et ta teenib sind ja rahuldab sind, kui aga tegelikult tema ainuke soov on orjastada sind ja valitseda sinu elu üle. See on see, mida pornograafia teeb. See on see, mida alkohol teeb. See on see, mida narkootikumid teevad. Ta tõotab sulle vabadust. Tõotab sulle naudingut, aga tegelikult ta tahab orjastada sind. Ta kunagi näita sulle tagajärgi üksnes hetke naudingut. Patt ei mõtle loogiliselt. Et keegi teist ei paaduks patu pettusest, sest me oleme saanud Kristuse osaliseks. See on, kus me oleme pühad. Ja pühitsuse protsessi läbi ma elan välja seda, kes ma olen. Amen. Ja. Kui sa oled abielus, nüüd sa elad välja seda, et sa oled abielus. Sa elad seda välja. See välja elamine ei tee sind abieluliseks, see juhtus seal ennem, see oli institutsioon, see oli otsus, see oli tõotus, aga sa elad seda välja. Nüüd ma elan välja seda pühadust, mis Jumal on mulle andnud. Et ükski teie seast ei paaduks patu pettusest, sest me oleme Kristuse osaliseks saanud, kui me vaid otsani kindla hoiame esimese usulootuse. Otsani, kes lõpetab hästi. Küsimus on, kui sa lõpuni suudad seda hoida. Mitte algus ainult, paned spordiga minema, aga sa lõpetad hästi. See on see, mida Jumal tahab. Kes me hoiame alal esimese usulootuse. Sellepärast nimetatakse seda usuvõitluseks. Ebe, ole hea, tule. Tõuseme püsti. Muidu ma ei lõpetagi ära. Piibel ütleb, et täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant. Kui Jumal näitab sulle midagi sinu südames, paneb näpu mingi asja peale sinu elus, on fakt sellest, et sa kuuled tema häält. See on hea asi. Amen. See on hea asi. Aga ma usun, et issand kutsub meid pühitsusprotsessile, fookust panema sellele. See ei tee sind taeva kõlbulikuks, aga see aitab alal hoida sinu pühadust, mis issand on sulle kinkinud, sinu osadust Jumalaga. Ja see on loomulik viis välja elada oma usuelu sellisel viisil. Püha teeb pühased asju. Amen. Vaenlane on aga, et tõmmata lõksu, keda iganes ta saab. Kõik mitte need, kes stardijoonelt läksid jooksma, kahjuks ei jõua maratoni finišisse. See on fakt tavaelus, see on fakt vaimulikus elus. Aga mis teeb vahe sisse? On see pühitsus. Pühitsus. Ma pühitsen oma elu. Ma eraldan ennast nendest asjadest, mis on patused. Mis ei tähenda seda, ma lähen maailmast ära, aga patt
ei saa vabalt elada minu elus. Mis ei tähenda seda, et ma ei eksi aeg-ajalt, me kõik eksime palju, aga ma parandan meelt, tunnistan selle patu, pöördun sellest ja lähen oma eluga edasi. Ja kui ma satun jälle patusse, ma teen seda sama jälle. Ma ei õigusta ennast, ma ei jää selle patu juurde, ma ütlen, et see on normaalne, see ongi nii, see on okei, maailm teeb seda, teised kristlased teevad seda. Kui piibel ütleb midagi, see kehtib minu kohta, mitte see, mida teised kristlased teevad või ütlevad. Mina järgin Jumala sõna. Amen. Ja issand, kui me seisame sinu ees, nii nagu röntgenaparaat läbistab inimese, pehmed koed ja ainult tihedamad koed jäävad pildile, issand, sinu silm vaatab meie eludest läbi, meie vaiminimesest, meie hingemaailmast, meie ihugi, nagu ütleb Heebrea kiri, et kõik on avatud selle ees. Talle tuleb meil aru anda kõigest. Kallis püha vaim, tee see töö meie sees. Puhasta meid. Puhasta meid. Me tahame väärtustada seda verehinda, mille Kristus valas meie eest, ostes meid vabaks patusüüst, vaenlase meelevallalt ja kasutada oma elusid, issand, sinu teenimiseks. Selleks täida meid taevase jõu ja väega. Jeesus, sinu nimel me palume. Amen.